Me oleme siin täna Keila päeval. Kuidas päev läinud on, mida põnevat näinud olete? Olen esialgu teinud selle laada ringi. Ei olegi veel midagi ostnud, see on see esmavaatlus kõigepealt. Kuidas tänane päev möödunud on, mida põnevat olete teinud, ostnud? Väga hästi, mul tulid sõbrannad külla Mõisakülast, nad on seal, filmige neid ka kindlasti. Väga palju rahvast, väga mõnus, nagu iga aasta. Et iga aasta ikka Keilas, enam ei ela Keilas, aga ikka käin Keilas. Meil on selline küsimus, et kas olete kuulnud, et Keilasse tuleb selline asi nagu Keila keskus? Olen küll. Mida kõige rohkem seal ootate, mis te teate, et sinna tuleb või loodate, et sinna tuleb? Kino. Jah. Olete tihe kinos käia? Absoluutselt, käin linnas kogu aeg kinos. Ja nüüd, kui Keilasse tuleb, hakkate veel rohkem käima? Ma arvan küll. Väga tore. Ma ootan väga seda lasteala, et praegu on minu meelest Keilas sellest nagu puudu, et kus lapsed saaksid nagu ägedalt sünnipäevi pidada ja kindlasti sellist nagu meelelahutuskeskust ja rohkem liikumisvõimalusi ja sportimisvõimalusi ka. Väga ootan isegi. Mis on kõik kinod, asjad, kõik spordipoed. Mida sa kõige rohkem ootad, mis sinna võiks tulla või mis sa tead, mis sinna tuleb? Kindlasti see keskus ise juba toob ju kogukonda kokku ja rohkem rahvast Keilasse. Oled siin täna Keila päeval, kuidas päev möödunud on ja mida põnevat näinud oled? Alles hiljuti tulin. Ei ole veel jõudnud eriti ringi käia ega vaadata. Vaatasin seal seda jõutõstmist natukene aega ja siis tulime edasi Lilli ja väga hea. Ei ole eriti suurt plaanis, tulime lihtsalt vaatama, aga ühe korraliku hampli saaks küll osta. Batuudil käisime hüppamas. Jah, see oli küll väga põnev ja koerte show oli ka. Väga tore, mida te ootate tänaselt päevalt veel? Kukerpille. Kukerpille ka, aga ikkagi kõhu peab täis saama ja õhtul peab õhtut nautima. Kas oled kuulnud, et Keilasse tuleb selline kaubanduskeskus nagu Keila keskus? Olen kuulnud, viimases Maalehes oli üle 2 lehe jutt sellest kõik väga tore. Minu jaoks on see Keila keskus, ei ole erilist tähtsust, aga kinosse saab nüüd tihedalt minna, ei ole vaja enam Tallinna sõita. Aga kui Keilasse tuleb, siis olen kindlasti tihe külastaja. Sinna tuleb Harjumaa suurim see seiklusmaa või lastele, see on äge. See on tõesti äge. Kuidas sul? Koopivoodi tahaks. Koopivoodi, aga midagi, mida ei ole veel välja hõigatud, kas ta midagi, mis seal võiks veel tulla, mida ei ole veel siiamaani öeldud, et tuleb? No siuksed esmased asjad, apteegid, lillepoed. Kas Keila on keskus ja kuidas on Keila keskus? Keila on vägagi keskus ja Keila muutub veel rohkem keskuseks, kui Keilasse tuleb Keila keskus. No miks ei ole? No kui paljud inimesed sõidavad Tallinnasse tööle kuskilt mujalt ja saavad siin Keilas keskel kokku ju? Keila on muidugi keskus, kogu aeg areneb, inimesed just tulevad siia kokku. Ta on pealinna lähedal, aga piisavalt kaugel, et ta omakorda oleks ise keskus juba. Ja mitte ainult keskus, vaid tõmbekeskus. Just. Et siin on kõik vajalik on olemas, linnal on loogiline linna nagu väljanägemine, planeering, et ta igal juhul on keskus, igal juhul. Ja Rõõmu kaubamaja on ju meie oma, Lääne-Harju valla Stockmann. Jah. Väga tore, enne kui sa oma sõbrannad ära kaotad, ma lasen sul juba minna, aga annan sulle kaasa ka selle eest, et sa meiega rääkisid ühe Keila keskuse šokolaadi. Palun. Ja kena päeva jätku sulle. Aitäh. Aga palun. Aitäh, kena päeva. Edu teile. Väiksed šokolaadid, aga palun ja aga palun. Saate suu magusaks teha ja ilusat päeva jätku. Teile ka. Aitäh. Olge tänatud. Palun.